Tere, mina olen Melissa-Mariel Korjus. Ja mina olen Roger Andre. Ja täna me tutvustame teile Eesti muusikaettevõtluse auhindade nominente. Meiega on siin nüüd Marko Erlah ja Kaspar Brandt, kes on nomineeritud aasta helikunstniku auhinnale. Palju õnne teile. Palju õnne. Aitäh. Rääkige, mis üldse juhtub, kui puudub ürituselt helikunstnik? Marko, äkki alustad sina? No, ma võin alustada, jah. Et no kui üldse helimeest ei ole, siis ei juhtugi suurt midagi. Kontsert võib ära jääda, aga kui head helimeest ei ole, siis ilmselt päris palju sellest, mida see artist võib-olla oleks muidu soovinud ja võimeline publikule pakkuma, et see ei saa päris sellisel kujul, ei jõua publikuni ja sellest kogu publik nagu kaotab. Kuidas te üldse jõudsite enda töö juurde? Kust selline otsus tuli? Seda otsust ei ole praeguseni veel tulnud. Mina alustasin nagu kooliraadiost, kust ma liikusin koolikontsertite tegemisele. Sealt edasi see rendifirma, kes nagu koolis seda tehnikat vajadusel nagu juurde tõi. Suveks sattusin tema juurde tööle või nende juurde ja siis kuidagi ülikooli kõrvalt veel sinna ja ehk siis jah, ma 17-selt alustasin ja senimaani mõtlesin, et teen senikaua, kuni leian midagi, mis rohkem meeldib. Veel ei ole leidnud. Süda kutsus. Jah. No minul lapsest peale meeldis muusikat kuulata niimoodi, et heli oleks ka hea. Et ilmselt isal olid vinüülimängija juures väga head kõrvaklapid ja siis sellest ajast peale ma ikkagi olen nagu head soundi hinnanud ja juba teismelisena, kui ma Rock Summeril käisin, siis avaldas nagu muljet, kuidas mingi vend oli seal keset mitukümmend tuhandet inimest ja siis tema käes oli kõik see, mida siis rahvas seal teeb, et kas ta hüppab või tantsib või nii edasi, et see tundus selline eriti äge nagu amet. Kui palju te üldse vabal ajal muusikat kuulate või naudite vaikust, kui üritusi ei ole? Ma arvan, et siin me vist oleme täielikud äärmused, sest ma tean, et Markol on mingid mega head helisüsteemid. Mul on vastupidi, mul ei ole kodus mitte ühtegi seadet ka, kus ma saaksin nagu muusikat taas mängitada maha. Selles suhtes, et mul on, kuigi ma täielikku vaikust ei talu, siis nagu siukest suunatud kuulamist vabal ajal mina ei tee nagu. No mina tegin suunatud kuulamist viimati 6-7 aastat tagasi, kui mul ei olnud veel väikseid lapsi ja siis mul olid pesumasina suurused hästi head kõlarid kodus, aga praeguseks on see kõik taandunud palju väiksemaks, ja ma väga palju tegelikult naudin vaikust, et sõidan hästi palju autoga pikki otsi ja kuigi auto väga kõva häält ei tee, siis ma enamus aega kasutan nagu autosõidul roolis olles ka neid müra summutavaid klappe, et ma selles mõttes minimaalselt kuulan muusikat ilma, et ma seda nagu kuulaks niimoodi meelega nautimise eesmärgil. Aga te nagu kontserditel, kui ise käite või siis üldse ei käi? Et ma mõtlen, kuidas teil on nagu kuidas te naudite seda kontserdi elamust, kui te käite? No ma olen väga vaimustuses, kui õnnestub vahest kontserdil viibida, kus on väga hea artist ja väga hea heli, et seda pigem väga tihti juhtu, kuigi asi kindlasti on paremaks läinud ka Eesti bändide osas, et võrreldes mingi 10 aasta taguse ajaga, kui ilmselt live-kontsert suure tõenäosusega oli nagu kehva heli poolt rikutud, et siis praegu pigem on ikkagi väga hea tase. Eks see ongi arvatavasti nagu niisugune nii-öelda professionaalne kretinism, kui sa lähed juba kontserdile, siis sa esimese asjana kuulad nagu kõik need detailid järjest ära ja siis, kui ta tõesti soundib väga hästi, siis sa alles suudad nagu nautima hakata seda. Et te lähete rohkem nagu seda helimeest vaatama? Ma just ütlesin, et kas te vaatate üle ka, et kes helimees on selle järgi? Ikka. Helimees üle, kõlarid üle, kuhu need kõlarid ruumis on paigutatud, mis mikrofonid täpselt lava peal on, kuidas need on paigutatud ja kui kõik see on nagu ära tehtud, kõik instrumendid ükshaaval läbi kuulatud selle ülejäänud muusika sees, siis hakkad alles üldpilti nagu kuulama. No üldiselt on pigem nii, et kui on näha, kes on puldis ja kui sa tead, kuhu sa kontserdile lähed, siis juba üsna selge pilt on, et mida oodata. Et ma arvan, et päris hästi on nii mõnigi helimees tegelikult äratuntav oma heli käekirja poolest, et kui ei teaks, kes seal puldis on, et siis võiks täitsa ära arvata.
Kui palju teil tuleb üldse aastas tööd ette? Nüüd viimased aastad on nüüd natuke kehva olnud, aga muidu kui palju kontserte tavaliselt on olnud, kui tihe teie graafik on? No sõltub kelle käest küsida, ma arvan, et Kasparil kindlasti on keikast kõvasti rohkem kui minul, sest mina ei ole teinud väga paljusid muid asju peale Draakonite, Erki Pärno ja siis Anna Kaneelina ja Jazzkari asjade. Ja kui need bändid on kas siis tegelenud mingite selliste suuremate projektidega, mis ongi pikema ettevalmistusajaga ja nad võib-olla ei esine nii tihti, et siis mul ei ole niimoodi, et hästi tihe graafik oleks aastaringselt olnud, aga siin 6-7 aastat tagasi Draakonitega oli ka aastaid, kui oli üle 100 kontserdi aastas ja need olid nagu hästi palju seotud ka reisimisega. Kuidas artistidega on, et kas kõik on valinud endale kindlad helimehed välja või need ka vahetuvad? No sellega on sama, nagu Marko just nagu ütles, et igal helimehel tegelikult on natukene oma käekiri. Ja seal ongi see, et ma olen nagu kogu aeg või korduvalt öelnud oma bändidele, keda mina miksan, et sa ei vali oma helimeest ainult selle järgi, et keda sa tead ja keda sa tunned, aga sa valid ka tema nagu käekirja järgi. Et tegelikult me siin näiteks Markoga oleme suhteliselt suur äärmus, et kui Marko teeb peamiselt nagu džässi asju ja selliseid hästi palju, siis mul on just nagu Lex Soul, Elephants from Neptune, mis on just siuksed natukene karmimad ja nõuavad võib-olla natukene karmimat kohtlemist ka nagu kogu selle tehnilise poole, mida meie nagu teeme. Et see on, et lisaks muusikastiilile tegelikult tasuks ka valida oma helimees suhteliselt selle järgi, et kelle käekiri klapib nagu sinu muusikastiiliga, sest et helimees, kes on võib-olla väga hea orkestrite helindamises, kindlasti ei suuda metal-muusikat nagu nii hästi edastada, kui suudab võib-olla mõni helimees, kes on nagu eluaeg selle metalliga tegelenud, et seal on nagu teatud nüansid, eks helimees, kes mida rohkem ta teeb, seda rohkem tal on kogemust, aga paratamatult kuidagi pigem sa vist kõige paremaks saad muusikastiili juures, mis sulle endal kõige südamelähedasem on, et või lihtsalt mida sa kõige rohkem teinud oled. Sa mainisid, et helitehnikutel on igal ühel oma käekiri, et kuidas see välja kujuneb? Eks see kujuneb aja jooksul, sõltuvalt sellest, et mis muusikastiili sa võib-olla arvatavasti kõige rohkem miksad, aga ka need bändid, kellega sa koos töötad ja mis muusikat sa ise kuulad. Et paratamatult, mida me teeme, see nagu sõltub. Ja teatud määral nagu teiste helimeeste võib-olla ka käid kontserdil, kuulad, mida teine teeb, mõtled, et võib-olla täitsa mõnus, proovin ka natukene ja eks ta niimoodi ajapikku tuleb ja ajapikku kujuneb. Kui palju te koostööd teete helimeestena? Nüüd läheks prooviks midagi koos või õpeta mulle ka seda, mis sina teed? No me satume lihtsalt koos kontserditele, sest helimehed on tihti eraldi helipuldis, saalis ja laval. Et kui on vähegi suurem kontsert, siis see tavaliselt nii on ja siis me satume pidevalt kokku õnneks. Et niimoodi on alati palju lihtsam, kui laval on keegi, kes seal toimetab, et siis saali puldi helimees saab nagu keskenduda ainult sellele, et seda helipilti ei kujundada, mitte nagu ei ole vaja muretseda sellepärast, et kontserdi alguseks kõik ühendatud saaks. Samas on see, et nagu helipuldi taga ikkagi on alati üks inimene. Küll kontserdi jooksul erinevate bändid, kui käivad, võivad need helimehed vahetuda, aga kui on üks bänd, üks esineja, siis on ainult üks helimees ja tema nagu ütleb, kuidas me teeme, mis me teeme ja siis kui on järgmine bänd, võib-olla järgmine helimees, et selles suhtes, kui sa lähed ühele kontserdile, siis see helipilt võib kontserdi jooksul muutuda, kuna helimehed muutuvad, aga mitte kunagi ei ole sul seda asja, et sul on kaks helimeest, kes teevad nagu ühte bändi. Mis on kõige sellised hirmsamad või naljakamad apsakad, mis teil on üldse juhtunud? Minul on kõige jubedam asi, mis on juhtunud see, kui oli Draakonite kontsert Rakvere teatris ja siis
ma nagu ikka siis kontserdi ajal tahtsin heli natukene sättida, seal liigutasin heebleid siia-sinna ja siis aru nagu ei saanud, kas midagi muutus, liigutasin veel natukene ja siis juba liigutasin hästi paljusid heebleid hästi palju ja siis tegelikult oli probleem selles, et see juhe, mis on puldi ja lavakasti vahel, oli liiga pikk ja siis see info nagu ei jõudnud sinna kohale ja kui see ükskord kohale jõudis, siis kõik, mis ma olin nagu muutnud, jõudis niimoodi pauguga kõlaritesse ja see oli päris piinlik. Mina lasin ükskord niimoodi, et esineja läks juba lavalt maha ja plaanis ei olnud lisalugu, ajakava ei võimaldanud lisalugu, kiirelt tuli juba järgmine helimees peale, ma lasin puldis tühjaks, tema fail juba ette ja siis mul bänd astus lavale tagasi. Mul ei olnud mitte midagi lisaloo alguseks. See oli väga nobedate näppude ring, öeldakse selle kohta. No väiksemaid apsakaid ikka juhtub, kuna kui vanasti oli helipult, selline analoogpult, kus igale instrumendile oli oma heebel, siis tänapäeval, nagu siin Kaspar võib ka näidata, helipult tihti on selline, et tal pole ühtegi nuppu ja sa võib-olla juhidki teda üldse iPadiga ja sellisel juhul sul kindlasti ei ole kõiki nuppe korraga silma all ja kui sa pead kiiresti midagi leidma, siis see võib mõned sekundid aega võtta ja alati, kui on niisugune keerulisem setup ja sul on lisandunud seal kontserdi ettevalmistuse käigus mingeid kanaleid juurde ja võib-olla mingeid lisasoove ja hästi palju, et siis see on paras väljakutse nagu olla võimeline hästi kiiresti reageerima igale olukorrale nagu. Ja leida muidugi oma asjad üles, mis võivad olla alamleheküljel. Just. Et siis nagu teinekord on jah, nagu hästi palju tuleb kiirelt vajutada, et jõuda sinna õigesse kohta ja mis peamine, et sul peab meeles olema, et see on seal kohas, et sa tegid võib-olla heliproovi aeg midagi, mis on seal alamleheküljel. Ja siis viimati väiksem apsakas oli mul eile õhtul, kui Kaspar palus lavalt, et ma paneks seest kõik kanalid mute'i. Siis ma tõmbasin niimoodi näpuga üle mute'i nuppude, aga osad kanalid, mis olid paaris, olid niimoodi, et vajutad ühel kanalil, vajutad kõrval teisel, siis ta läheb jälle lahti ja siis Kaspar tõmbas juhtmed välja ja käis pauk. Et need on kõik sellised momendid, kui vaatad kuskil üles ja vilistad, et umbes mingi vaatad ringi, et kes tegi. Ilmselgelt mina ju ei olnud sellest. Kes on teie meelest kõige puhtama heliga artist, kellega te olete koostööd teinud? No artisti osas mina ei oska niimoodi kedagi välja tuua, kuna pigem ei ole ka väga paljude artistidega Eestis kogemust olnud koostööd teha, aga mis kindlasti mõjutab, on see, et milline on see helisüsteem selles kohas, kus see kontsert toimub. Et mõnes kohas on niimoodi, et vahet ei ole isegi, kes seal puldis on, et mida iganes sa sinna pulti ühendad, siis see juba kõlabki väga hästi, et see on... Ja teises kohas on niimoodi, et 90% nagu kogu energiast läheb puhtalt ainult sellele, et saada midagigi kätte, et kas see ruumiakustika on kohutavalt halb või see helisüsteem ei kannata kriitikat. Ja ütleme nii, et kui sul on nagu kogu ressurss on 100%, mida sa saaksid sinna bändi panna, hea tehnikaga oleks nagu 10% oleks see, et seda ruumi korrigeerida, 90% saaks puhtalt selle soundi alla panna, siis kui sul on halb ruum ja halb tehnika, siis 90% läheb puhtalt, et seda ruumi korrigeerida. Ja siis ei ole enam küsimus, kas see bänd on hea kõlaga, on see halva kõlaga või on see puhta kõlaga see bänd. Eesmärgiks on lihtsalt see kontsert võimalikult hästi publikuni tuua. Kui palju teil tavaliselt ettevalmistuseks aega läheb? Mitu tundi varem te lähete kohale? See sõltub nagu kõigepealt kontserdi suurusest, et tegelikult nagu suurtel kontserditel või festivalidel, kus sul on palju artiste, ma arvan, et eeltöö hakkab umbes 2 kuud ette. Kui sa hakkad bändidelt küsima nende tehnilisi vajadusi, siis üritad need kõik kuidagi kokku panna. Ma võiksin näidata oma kohutavalt suuri Exceli tabeleid ka Sintsikurmu kohta, kus on hästi palju esinejaid või näiteks Viljandi Folgi kohta, kus pealaval lihtsalt hästi erinevad grupeeringud, siis üritad need kõik kokku panna. Lisaks tegelikult, mis ka helitehniku töö alla käib, on see sama kõlari või helisüsteemi projekteerimine sinna, et kuidas see platsi peale see heli kõik jõuab, kuhu ja kui palju me neid kõlareid paigutame. Et see on tegelikult jah, et sõltuvalt, kui me nagu õue lähme,
ja oma helisüsteemi kaasa võtame, et siis see protsess on nagu väga-väga pikk ja äärmus on vist niimoodi, et me iWare'iga jõudsime Hiinas, me eksisime natukene ära või õigemini palju, me kaotasime oma trummari koos kogu oma tehnikaga kuskil Hiinasse ära ja me jõudsime reaalselt kohale äkki umbes 20 minutit enne kontserdi algust ja kontsert hiljaks ei jäänud. Ehk siis me panime selle ajaga kogu oma tehnika ülesse, mis meil kaasas oli, ülikiirelt proovisime ära, et kõik töötas ja kontsert algas õigel ajal. No siis on õigustatud, et see 5 aastat järjest oled juba aasta helitehnikul. Ei, ma ei ole, ma olen nomineeritud, ma olen näinud 1 korra olnud aasta helitehnik või juba hetkel veel tiitel kehtib, eks näis. Aga mida rohkem seda eeltöö aega on, seda parem see tulemus kindlasti on ka, et Draakonitega on ka sageli olnud nii, et on mingid välismaa festivalid, kus tegelikult ei olegi soundchecki, et on lihtsalt change over nii-öelda, mille käigus sa võid just nagu kõlaritesse midagi lasta ka, aga samas, kuna see publik juba ootab bändi, siis nagu eriti ei taha seal hakata sellist lugude läbimängimist tegema nagu. Ja samas seal võib olla nagu tuhandeid inimesi, kes siis kohe esimesest noodist eeldavad, et kõik on super hästi nagu. Ja samal ajal esimene noot on see, kui sa ise kuuled kõlarist, mis sealt üldse välja tuleb. Just, aga teinekord on paremat võimalust ette valmistada, et Draakonite Suurhalli kontsert, mis oli 5 aastat tagasi, et seal meil oli soundcheck eelmine päev, et see on ikkagi täielik luksus, et kui sa saad teha soundchecki ära ja siis kontserdipäeval lihtsalt jalutad kohale ja vaatad, et kõik tuleb läbi ja sa ei pea üldse nagu muretsema sellepärast, et su kõrvad oleks juba väsinud või midagi sellist. Suur aitäh, Marko ja Kaspar, soovime teile edu. Jah, vaatame siis, kuidas läheb. Pöidlad pihku. Pöidlad pihku. Pöidlad pihku. Aitäh.